Tere tulemast Junkmani kanalile ja erilised tervitused kõigile, kes on taas leidnud tee siia. Esmalt mõned autod, mis mul hetkel veel müügis on. Enne kui selle videoga alustame, mainin ära, et plats, kus ma olen, on busside lõpppeatus, puhke, pausi koht. Ühesõnaga linnaliini buss võib vahepeal siia sõita ja ma ei jäta videot pooleni. Helikvaliteet ei tohiks sellest kannatada. Seega ei ole põhjust, aga teate, et nad võivad siin manööverdada auto ümber. Aga konkreetselt objektist rääkides, siis täna meie ees 2015 aasta Nissan Pulsar. Tegemist on siis ilmselt Accenta varustuspaketiga Nissan Pulsariga. Odomeetri näite filmimise hetkel on 158 000 ja kui ma eksis, täpselt 43 kilomeetrit. Ja Nissan Pulsarit viib edasi siis 1,2 liitrine bensiinimootor, mis paneb pöörlema siis esimesed rattad ehk siis esiveoline ja käigukastiks on manuaalkast. Aga alustame nagu ikka ringiga ümber auto ja mis ma tahaks mainida on see, et mina olen 35-aastane ja 2015 tundub nagu eile, aga samas tegemist on 10 aastat vana autoga. Ja 10 aastat vana auto kohta tegelikult see auto on väljast väga heas konditsioonis. Mainin siit kohe ära need väljed on selliseks läinud ilmselt meie talvede mõjul ja mina pakun, et paljuski see viimistlus, mida nende velgede puhul kasutatakse, ei sobi lihtsalt meie kliimasse, kus on sool ja teab, mis veel keemia talvel jääga teedel. Et ma pakun, et nad lähevad sellepärast selliseks. See on minu subjektiivne amatöörarvamus. Aga vaatame siit veel ümbert ikkagi autot ja ma siin mõned sellised kohakesed ikkagi täheldasin ära, siit valguse käes on eriti hästi näha, eks need on ilmselt lihtsalt kivitäkked ja kui me siit võib-olla lähemalt vaatame, siis leiame neid kindlasti veel, aga väga vähe ütleks mina, et tundub, et enamus selle auto läbisõidust on sõidetud linnas, selle põhjal ütleksin. Mainin ära ka, et sellel autol mulle tundub vähemasti, et on frontaalkokkupõrket vältiv süsteem. Tuluke, kui autot käivitades läheb ka põlema armatuuris ja tundub, et siin on tegemist radariga. Aga jah, ma päris täpselt neid asju kõiki ei tea. See on minu pakkumine. Ja vaatame, mis me siit veel näeme. Vabandan ka, et filmimistingimused on rasked täna. Päike on intensiivne ja päikse käes on kõik näha, aga varjupool on päike silmas ja kõik võib-olla ei paista silma, aga nagu ma ütlesin, auto on väljast heas korras. Siit ma natuke midagi nägin, eks sellised asjad ikka näeb ära. Siia on keegi veel kaitsekile pannud või kattekile või kuidas seda ütlema peab, PPF, Paint Protection Film inglise keeles. Aga jah, siit on natukene väike värvitäke ja mis on normaalne 10-aastase auto puhul, sest tegelikult see auto on väljast ikkagi võrdlemisi heas või väga heas seisukorras, kõik arvesse võttes. Siin pagasiluugi peal, pamperi peal pagasiluugi juures on mõned jäljed. Ja siit on ka niisugused pinmised kraapsud, mis on nii-öelda tarbeautode juures normaalne. Kui keegi väga tahab, saab need välja poleerida. Aga kui me tuleme siit natuke kaugemale, siis neid enam nagu näha ei olegi. Siit ma seda nägin ka enne. See on äkisugune mingi, ei saagi täpselt aru siit. On musta värvi sealt tundub või on mingi asjaga pihta saanud. Siin ukse peal nägin mõnda kriipsu. Siin on, kui ma nüüd valguse käes need kätte ka saan. Siin on ühesõnaga jälle sellised pinmised kriipsud. Siin ka tundub, et keegi on pihta läinud varem või hiljem. Aga selline ta üldiselt on. Täiesti, mina ütleks, jälle minu subjektiivne arvamus, et ikkagi minimaalsed kulumisjäljed on sellel autol. Ja lähme vaatame siis sisse ka.
see on nüüd vastu päikest, mis filmimiseks ei ole ideaalne, aga noh, vaadake kas või seda juhisme polstrit siin, et isegi see ei ole ülearu kulunud. Rool samamoodi on veel täiesti värske välimusega ja Xenta varustustasemega tuleb siis siin selline ekraan ja autol on olemas ka tagurduskaamera, ja mis siis manab pildi siia ekraani peale. Aga jah, väga viisakas seisukorrast ka seest. Vaatame taha. Samamoodi ei ole siin täheldada mitte ühtegi üleliigset kulumisjälge. No, kuna tegemist on sellise, mis ta eesti keeles on siis säästliku economy class autoga, siis siin taga mingisugust väga suurt pidu ei ole. Mis kõige tähtsam on see, et on pudelihoidjad, joogitopsi hoidjad ja siin keskel on ka väike selline panipaigakene. Nagu varasemalt mainitud sai, tagurduskaamera, mis on hea lisa. Ja siin nii-öelda taga spoileri peal on selline karboni imitatsioon, mis on iseenesest nunnu, kuna tegemist ei ole absoluutselt mingisuguse sportautoga. Aga vaatame siit pagasiluugist sisse ka. Siin samamoodi kulumisjälgi täheldada põhimõtteliselt ei ole võimalik. Võtame selle ohutuspaketi ka siit eest ära ja vaatame, mis siin all on. Siin on kompressor ja refi vaht, konks ja midagi võti ja mingisugune konksukene veel on siit isegi puudu, siis paistab, et kas on kunagi tulnud refi vahetada, aga vaht ja kompressor täitsa olemas ja vargapoldid või siis tavapoldid, mille asemel vargapoldid on pandud. Kapoti alt nagu kasutatud auto ikka, kerge tolmukihi all, mis on täiesti normaalne. Omanik ütles veel mulle, et nad ei lasknud kapoti alt puhastada. Mina kuskil kunagi olen kuulnud, et see pidavat tõstma usaldusväärsust, et ei ole üritatud midagi varjata. Ja siit ka vähemasti minu silmale paistab kõik igati normaalne, mis täna silma puhul on oluline, et autol on toimiv konditsioneer. Ja ma siin ühte asja mainin, siin on mingisugune defa asi, kas on eelsoojendus või mida, mis rolli see täidab, ma ei oska öelda, aga märgin ära. Katsume nüüd siit kapoti kinni ka saada. Siin on kapoti üleshoidmiseks, see varas on seal, pole varem kokku puutunud, et mõnel autol see seal oleks. Ma mõne autoga ikka olen aja jooksu sõitnud, ka siis nii-öelda economy class autoga, aga jah, seal pole näinud seda. Igastahes ongi väljas tiir peal, nagu ma ütlesin, autot on tõesti siis ilmselt viisakalt hoitud, auto on heas korras ja siin ei ole nagu midagi negatiivset välja tuua ja lähme teeme siis proovisõidu ka. Teeme siis väikse proovisõidu ka. Vabandan, kui natuke jääb see konditsiooni puhumise heli videosse, sest täna on tõesti palav. Ma muidu tavaliselt ikka üritan, et heli kvaliteet oleks võimalikult hea, et ma üritan mitte seda videosse jätta, panen puhumise madalaks, aga täna on sellised meeldivalt rasked ilmastikuolud, et palav on. Aga lähme sõidame. Ma panen siin natukene endal elu nii jahedaks, kui saab. Ja teeme väikse tiiru ka. Ma pean tunnistama, et ma pole ammu sõitnud selle klassi autoga. Aga olles autohuviline, alati mõtled, et ostaks nagu vinge auto, aga siis jälle sõidad nende mõistlike autodega ja nendega on täitsa hea sõita. Et ei ole ühtegi negatiivset sõna öelda.
et siit 50 pealt näete, sõidab otse, käigud liituvad ilusti. Sest jah, ma kommenteeriks kuidagi midagi, aga põhimõtteliselt ei ole nagu vägisi midagi välja tuua, et auto nagu auto ikka heas seisukorras 10 aastat vana auto kohta, nagu ma välja juba tõin. Jah, pigem mina pakun, et rohkem linnakasutuses olnud auto ilma teadmata, vaadates seda esiosa, millel siis pole väga palju täkkeid, sest maanteel on kiirus suurem ja eks ikka seal kivid ja asjad lendavad. Aga nende kiiruste juures jah, ei olegi midagi aru saada. Sõidab nagu uus auto. Lähme siit natukene linnast välja. Ja nende mõistlike linnakiiruste juures, mina olen, mis sa salata, olen autode fänn ja kui saaks, siis sõidaks kõige suurema mootoriga autoga, aga ka see 1,2 liitrine 84-5 kilovatine mootor liigutab seda autot täiesti mõistlikult edasi. Ja palju sul vaja ongi, Eestis on vist kõige suurem lubatud kiirus 120 või 130, mis ma seal 4-realisel olen näinud. Et ega sellise saab ka antud autoga ülesse. Aga jah, tõesti kommenteeriks midagi, aga ei ole midagi kommenteerida. Sõidab vaikselt ja pehmelt. Natuke sõidame veel. Ma arvan, et siis on kõik esimese maitse kätte saanud. Siin on muidugi selline 60 ja 80 ala, kui ma ei eksi. Jah, vaikus ei tulene sellest, et ma nüüd tahaksin vaikida, aga täiesti ratsionaalselt ja minu jaoks objektiivselt mul ei ole siin suurt välja tuua midagi. Proovime näiteks, kas ma saan hakkama sellega, et ma panen püsikiirushoidja peale. Sain. Igati intuitiivne. Mis veel? Vajutame nuppe. Kuna tee on otse ja mul ei ole suurt muud siin teile näidata. Bluetooth audio, väga positiivne, saab oma muusikat kuulata. Ja minu jaoks tegelikult sellega see auto juba kõik vajalik varustus on olemas. Et ma ise siin salamis ikka unistan autost, millel on püsikiiruse hoidja ja Bluetoothis saab muusikat panna. Sellel autol on need asjad olemas. Minul jah, see õnn veel minu õuele ei ole tulnud, kus oleks mul selline auto, kus need 2 tingimust on täidetud. Aga elame ja püüdleme selle nimel. Ma sõidan sinna tanklani, siin tuleb tanklakurvi peal, keeran sisse ja siis sõidame tagasi, teen ühe kiirenduse ka. Ei hakka autokest väga kiusama, aga nii-öelda testisõidu mõttes, et ma testime siis autot. Siin 80-ni saab kiirendada, et rohkem mul ei ole plaanis, aga jah, nii-öelda sisu mõttes, et saaks ka tegeletud nii-öelda sisulise poolega. Tule siit. Siin saame äkki sõita mõnest konarusest ka üle. Vaatame, siin on natuke ebatasasem, ma sõidan siit üle. Ja see nagin, mis tuleb, on puhtalt selle pärast, et kui nüüd täitsa aus olla, siis ma kaalun 120 kilo.
118 oli täna hommikul. Et võib-olla jah, ma olen natuke suur poiss selle istmekese jaoks. Kuna need autod üldiselt on jah disainitud keskmise inimese jaoks, siis kahjuks õnneks minu mõõdud on natuke suuremad. Nii, aga vaatame, paneme siis Nissanikese sooritusvõime proovile siin korra. Ootame siin. Ma ei hakka kellelegi ette sõitma, et ootame hetke ja hüppame ajas sinna, kui ma saan siit välja sõita. Nii, nüüd meil tekkis võimalus jah, vaene Nissan selle fänn nüüd väga ei olnud, aga tahes-tahmata piirkiiruseni me jõudsime. Ja ega ilmselt laias laastus on kõik, sest tõesti mul ei ole teile ratsionaalselt midagi mõistlikku rohkem näidata. Saime natuke sõita ebatasasel teel, saate mingisuguse esimese üldilme kätte ja ilmselt mõistuse piires ega mul teile siin rohkem hetkel pakkuda ei ole. Et oma silm on kuningas, alati kui autot osta soovite, tulge kohale, vaadake enne auto üle ja otsustage selle põhjal, mida mina oma videote ja piltidega üritan pakkuda, on see, et saaks esimese aimduse kätte, kas see on see auto, mis võiks teile huvi pakkuda. Ja laias laastus ongi siit kõik, et mina jätan siit teiega hüvasti ja loodetavasti kohtumiseni ja nägemiseni järgmiste kuulutuste või videote juures. Adieu, peace, nagu ma tavaliselt ütlen, sest ma ei oska siia video lõppu midagi rohkem öelda. Aitäh vaatamast!